Tere hommikut, ilusat augustikuu viimase päeva hommikut teile ja ma arvan, et praegu on just hea ja paras aeg veidi arutleda selle üle, miks olen sellele lehele sellise imeliku pealkirja pannud. Kuidas saada vabaks, kuidas saada priiks, millest vabaks ja kellest vabaks. Ja võib-olla pean kõigepealt natuke selgitama, miks ma olen selle video teinud mitte nii, et mina olen eetris ja räägin, vaid me näeme siin ilusat hommikust looduse pilti, sealhulgas ka õunapuu. Muuseas, vanad roomlased ütlesid, et nende hommikusöök algab munadega ja lõpeb õuntega, nii et õunapuu sobib võib-olla ka siia, kuigi ma pigem praegu vahepeal pöördun ka vanade kreeklaste poole. Jah, aga video on selline sellepärast, et minu kiilakas ja karvane nägu ei paku teile kindlasti mitte suuremat elamust kui see ilus loodus siin, kus me jalutame ja mul on selline võimalus jalutada ühes sellises väikeses puisniidus või metspargis ja siin siis nende asjade üle mõtiskleda. Ja see on ka selline võimalus, et saab ühest teisest mõttest võib-olla veidi pikemalt rääkida. Kõigepealt siis see, et miks selline imelik pealkiri, kuidas saada vabaks. Inimene ise ei ole ka oma sisemuses sugugi vaba. Juba Platon seletas väga ilusti seda, kuidas meie hinges erinevad jõud, erinevad tungid ja tormid omavahel võitlevad. Näiteks sellised mõisted nagu tüümus ja epitüümus või tüümia ja epitüümia on ühed sellised, mis omavahel meie hinges kuidagi lepitust ei saa. Üks neist on iha, õigemini nad mõlemad on iha sarnased, aga üks siis on iha selle kõige nauditava järgi, olgu siis hea toit või hea seltskond või seksuaalsed elamused või midagi muud, mida me väga naudime. Ja teine on samuti üks nauditav asi, see on edukogemus, tunnustus. Ja need on meie põhilised liikuma panevad jõud. Platon seda selgitas näite varal, et need on kaks hobust, mis on meie kaariku ees. Ise oleme aga kaarikujuht ja meie kaarikujuhi selline peamine omadus, näete, päike tõuseb just sealt metsa tagant. Tegelikult on ta juba tõusnud. Aga kaarikujuhi selline peamine omadus on see, et temal on teadvus ja kogu seda võiks nimetada loogoseks, teadmine, mõistus, mis siis peaks suutma neid kahte iha kuidagi omavahel ohjeldada ja lepitada, et need ei oleks meil valdavad meie igapäevases elus. Kuidas see meil õnnestub, vahel halvemini, vahel paremini, eks me igaüks ju isiklikult tea. Ja on kindlasti võimalik nende alla liigitada veel palju teisi igasuguseid kiusatusi, mis meil elus ette tuleb ja millega me peame hakkama saama või vähemalt arvame, et me tahame nendega hakkama saada. Nüüd kui juba sinul ja minul ja igaühel meil on sellised
jõud oma isiklikus sisemuses, ütleme hinges, siis seda enam on need jõud meil ühiskonnana kokku, kus on paljude inimeste erinevad tahtmised ja soovid, olgu siis tüümia või epitüümia, ja kus ka see ühiskondlik vaim, ühiskondlik mõte, loogos peab nendega kuidagi hakkama saama. Ma arvan, et kindlasti tuleb mingi aeg üles ja teen ühe sellise väikese arutelu selle üle, et kuidas need kaks põhilist siis meid mõjutavat tegurit tegelikult nii-öelda välja näevad, et mis on veel nende taustaks. Neid saab ju lahti harutada ja liigitada veel mitmel moel, aga sissejuhatuseks siis praegu on selline mõtisklus just nendel teemadel. Nüüd ilmselt see juba juhib meid sellele arusaamisele, et mida siis ma pean selle lehe pealkirja all, kuidas saada vabaks. Et eks me ju ilmselt ise ka tahame sageli nendest oma probleemidest, oma kiusatustest vabaks saada, aga see ei ole sugugi lihtne. Aga selle üle ja sellest vabaks saamisele aitab palju kaasa igasugune mõtlus, kui me seda asjade üle mõtleme, ja sageli veel parem, kui me nende üle arutleme, sest siis, nagu öeldakse, sünnib tõde, aga tegelikult ka võiks öelda nii, et läbi nende arutluste see tõde, mis on tegelikult ju olemas kogu aeg, see toob ennast meile välja, ta näitab ennast meile. Siin võime tuua järgmise filosoofi Martin Heideggeri, kes väga palju on mõtisklenud just selle üle, kuidas see tõde ennast varjab ja nähtavale toob. Aga tegelikult on see üldse kogu ühe filosoofia aru, fenomenoloogia põhiküsimus, mis sellega tegeleb siis, kuidas seda nähtavale tuua. Kui mõtiskleda veel edasi natuke selle meie olemuse üle, siis on ju lugu selline, et neid erinevaid tundmusi me mitte ainult ei proovi kategoriseerida, vaid tegelikult ju mõjutavad meid veel mitmesugused muud asjad. Ja kui me vaatame pilti veel laiemalt, siis tegelikult kogu maailm võib näida meile üldse näivusena. Kui ma alustasin siin Platonist, siis nüüd võiks tuua mängu veel ühe mõtleja, Immanuel Kanti. Nendel on mõnes mõttes üsna sarnane mõttekäik selle üle, mis on nii-öelda päris, jutumärkides päris maailm ja mis on maailm nii, nagu ta meile paistab. Nimelt, kui Platon oma Koopa müüdis toob sellise näite, et me istuksime nagu koopas ja vaataksime koopa seinal varjude etendust ja kõik see maailm
on meie jaoks nagu varjude maailm ja see päris maailm, mida me võib-olla isegi ei suuda näha, on päikese käes see päris maailm ja need asjad, need varjud on meie jaoks ju siis lihtsalt üks näivus. Läks paar tuhat aastat edasi ja Kant, Immanuel Kant käsitles seda sama küsimust veidi põhjalikumalt või ütleme veidi edasi arenenumalt, sest 2000 aastat on ikkagi 2000 aastat ja tegelikult on ju nii, et need mõtted, mis meil on, need vaated, mis meil on, need on ju tegelikult kõikide varasemate mõtlejate ja võime ka öelda paljude varasemate filosoofide nii-öelda mõttepank, ideede pank, mis õnneks on suures osas kirja pandud ja läbi selle meile kättesaadav ja säilinud, aga võime ju ka seda öelda, et meie ja kõik need varasemad mõtlejad, me seisame nende veel enda ees käinud mõtlejate nii-öelda õlgadel, nende ideede õlgadel ja tänu sellele me näeme kaugemale. Aga mida siis Kant nägi selles nii-öelda näivuse küsimuses teistmoodi? No põhimõtteliselt seda, et mitte ideed ainult ei ole see, mis on päris. Tema nimetab seda kõike, mis on päris maailm, selliseks asjaks nagu noumenite maailm, need on noumenid ja see, kuidas me kogu maailma näeme, mis läbi meie silmade, kõrvade, maitsemeelte ja kõigi muude kaudu meieni jõuab, on fenomenid. Ja need fenomenid ju ka on üsna sarnased sellele, mis oli Platonil see varjude mäng seal koopa seinal, et nad on näivused ja tõepoolest me võime tunnistada ka seda, et nad on erinevad näivused ehk mingit asja võin mina näha ja kogeda hoopis teistmoodi, nagu näiteks seda lille siin, võin näha hoopis teistmoodi, kui sina seda teed. Noh, näiteks võib-olla ma näen neid värve teistsugusena, võib-olla ma tunnen neid lõhnu teistsugusena ja kui me juba kõik inimestena seda maailma nii erinevalt kogeme ja sellest nii erinevalt aru saame, siis miks mitte öelda või mõtiskleda selle üle, et kui me kogu selle oma ühiskonnapildi kokku paneme, siis ka siin me võime näha asju väga erinevalt ja pidada midagi näivaks ja midagi võib-olla natuke tõelisemaks, aga kus meie teame, mis tegelikult on siis see näiv ja mis on see tõeline, mis on need varjud ja mis on need päikese käes säravad tegelikud asjad, ideed, mis on fenomenid ja mis on noumenid. Aga nende eristamise jaoks on jällegi küsimus selles, et kuidas saada vabaks, kuidas saada nendest moonutavatest asjaoludest, mis meile maailmast võib-olla vahel peegelpildi või kõverpildi moodustavad, kuidas neist vabaks saada, kuidas puhastada oma mõtteid selleks, et nad oleksid
võimalikult selged. Muidugi, mis on selge ja mis on ähmune, on kindlasti ka jälle omaette mõtluse küsimus ja paljudele nendele küsimustele, ma arvan, et isegi enamikele nendele küsimustele ei ole inimkond veel vastuseid leidnud. Me saame väga hästi hakkama tegelikult füüsikalise maailma, kuidas öelda, kirjelduste ja vastasmõjudega. Me võime seda panna valemitesse ja teoreemidesse ja katseklaasis või laboris mööta või teha arvutisimulatsiooni, aga hoopis keerulisem on inimesega ja inimaju. Me võime ka ju uurida, aga meie teadvus on meie jaoks siiski mõistatus ja veel enam. Nüüd tänapäeval võime öelda, et see on mõistatus, sest me oleme oma teadvuse, oma närvirakkude, ühenduste ja süsteemide näitel loonud ühe närvirakkude süsteemi, mida me kutsume tehisaruks või AI-ks. Ja kui meil on nüüd kaks, meie enda teadvus ja see AI, siis ühtpidi võib-olla on nii-öelda see võimaluste ja otsimisvõimaluste maailm märksa laiemaks muutunud, aga mitte ainult, et meil on ka see maailm veelgi keerulisemaks läbi selle muutunud ja taas selleks, et nende asjade üle mingisugust seisukohta või arusaama endale kujutada, on meil saada vaja esmalt vabaks kõigist nendest võimalikest takistustest, mis sellel teel meile ette tulevad, nagu see augukene siin praegu, mille sisse ma veidi komistasin. Samamoodi peame meie siis oma selles maailmas otsima seda teed, mis võib-olla on natukene siledam. Nii palju siis selle oma lehekülje nimest, selle lehekülje pealkirjast, kuidas saada priiks, sest kuna mina olen ise prii, siis selline tore eestikeelne sõna nagu kuidas saada vabaks on sellele asjale täiesti adekvaatne vaste ja siin me näeme nüüd, et sügis hakkab kätte jõudma ja sarapul pähklid on päris suureks juba läinud ja kui ma vaatan seda siin, siis tundub, et kui ussid neid pähkleid kõiki ära ei söö, siis tuleb päris hea pähkliaasta, nii et ilusat suve jätku teile kõigile!